Tere, mina olen Helle Rosenberg. Tahan rääkida teile oma loo. Sündisin mina väikses pisikses külas Hämari lennujaama kõrval. Ja kui ma olin 3-aastane, siis me kolisime teise külla, sest seal oli tore perenaine. Tema oli 2-kordne maja neil ja siis ütles, teil on siin ruumi küllalt meil, et tulge siia, et seal, mis te elate seal pead-jalad koos. Sel aastal asustati Koidula kolhoos ja minu isa hakkas seal põllundusbrigadiiriks. Mäletan ennast, kui ma olin umbes 5-aastane, siis mulle meeldisid väga loomad ja eriti hobused ja siis ma käisin nende kõhu alt läbi ja siis teised ikka ütlesid, et no, et aga ma olin nii väikest kasvu ja ma ei kartnud ja nad ei teinud mulle mitte midagi. Ja mulle meeldis isaga väga, me ladusime puid ja tegime igasuguseid töid ja siis oli meil üks jäär. Ta oli siukene, kes käis mööda küla, hästi koheva villaga oli ja siis oli meil kaval kass oli, ega tema ei viitsinud siis jala käia, tema hüppas selle jäära selga ja nii me läksime siis karjamaale. Siis oli tema seal õhtuni, tema käis seal põllu peal, püüdis oma hiiri ja siis õhtu läksime järgi, tulime jälle tagasi ja siis ma mäletan, kui me olime juba, esimest aastat oli vaja kooli minna, ma läksin Padise 8. klassisse kooli, aga ma olin väga väikest kasvust, siis viis mind jalgrattaga. Aga elu oli raske selles mõttes, et teed oli rasked, ei olnud mingit asfaltteed, kõik oli kruusatee, siis olid Vene tankid, sõitsid sealt läbi Paldiskisse, rikkusid selle tee kõik ära. Siis kevadel oli niimoodi, et veerand jalgratast oli seal pori sees ja siis aga muidu oli elu oli lõpus kogu aeg, minu ema isa olid väga töökad, nad armastasid loomi rohkem. Isa oli rohkem Rakkes kolhoosi ja ega meil ei kästudki midagi teha, minul oli vaba elu kõik, aga me tahtsime tööd teha. Ja käisime isaga niitmas ja algus tuli ikka vikatitega niita, ei olnud nagu mingid masinad ei olnud. Ja siis kui juba, ja kolhoosil olid ka põllud olid kehvad, ega seal suurt musta mulda ei olnudki. Meil oli 0,60 põllumaa. Seal me kasvatasime oma juurikat ja meil oli hästi palju, mäletan, me oli 5-aastane. Läksime isaga siis Paldiskisse Vene ohvitseride prouadele juurikaid ja juurekraami müümas ja võid oli meil hästi palju. Meil oli hiljem 2 lehma ja tantsid hästi rammusad piima ja meil jäi kõike üle, sest vennad olid mul juba suuremad, minust 10 aastat vanemad. Üks oli Tallinnas, õppis puukooli, teine oli Vana-Vigalas, õppis mehaniseerimist, aga mina olin üksi kodus ja mina olin nagu lillelaps kogu aeg. Ja siis me käisime, siis me laulsime kogu aeg, mul olid need laulud kõik peas, siis kõik teadsid, et Ats tuleb nüüd, Alfred oli nimi, aga Atsiks süüti väike Ats, väikest kasvu oli kõhna mees ja et tuleb oma tütrega. Ja aga meil oli ju ikka 10-15 kilomeetrit oli vaja sõita sinna hobusega ja koer oli meil ka siuke kaval, valge hobune oli meil ja valge koer oli ja siis tulime jälle tagasi, siis talvel oli isa pani rakendas minule kelgu ette ja mina istusin siis seal peal, siis me sõitsime, meil oli suur põld oli seal ümberringi, seal kasvatati vilja tavaliselt. Siis me sõitsime seal, see lumi sätendas ja küll oli ilus seal ja kui ma juba suuremaks sain, siis ma suuskadega sõitsin kõik selle mitu tiiru sealt ümbert. Ja siis ma läksin 1. klassi, vend oli mul viimast aastat seal, sel aastal oli esimene aasta, kui see Padise 8-klassiline kool oli 8-klassiline, muidu oli 7 klassi. Ja siis tema õpetas mind hästi lugema ja kirjutama, pärast ma sain palju raamatuid mulle pühendusega, mul kirjutad, kogu aeg oli hästi oskasin juba kirjutada. Ja siis, aga kuna 5-6 kilomeetrit oli see kooli vahe, kus me elasime, ja siis me olime internetis talvine kogu aeg. Ja siis, mis see õhtul ikka tegi, õppisime ära ja siis läksime võrkpalli taguma, see oli põhiline armastus.
Seda ma tegin maal ka, kui me olime, ega meil ei olnudki, meil oli 2 tüdrukut oli põhiliselt, üks oli ühes külas, teine oli teises külas. Ja siis, aga poisse oli rohkem, siis me mängisime võrku iga õhtu, võrkpalli, see oli, me olime väga tugevad, sellepärast lihased kasvasid ka. Ja siis oli niimoodi, et lõpetasin seal Padise ära ja 65. aastal lõpetasin mina Padise 8. kooli ja siis ma tulin Keila keskkooli 9. klassi. Noh, muidugi, eks me olime auahned ka, meil pidid kõik 4-5 olema, ka alati ei läinud ja kõik niimoodi. Ja siis 66. Keila tarbijate kooperatiiv kuulutas välja müüjate järelkasvu kooli, kaupluse kooli ja mina ütlesin, vot seda ma tahan teha ja sinna mina lähen ja sealt ma saan hariduse ja ma üldse ei kahetse, et ma sinna kooli läksin. Lõpetasin mina selle 13. mai 1967, läksin mina siis sinna jaamapoodi tööle, jaamakauplusse. Ja seal mina olin 20 aastat ja nüüd selles uuemas jaamakauplus olen mina 35 aastat olnud. Ja meil on väga tore kollektiiv on. Meil ei ole midagi häda, meil mingit probleeme ei ole, kui on ikka vaja, selle arutame kõik läbi ja ostjad on ka toredad kõik. Ja noh, ja siiamaani ma olen olnud nüüd. Ega kaupa nagu oli, aga noh, kohati näiteks suhkrukotid tulid. Need olid teinekord nii kõvaks läinud, need olid nii märjad, et me kaalu selle vihtidega peksime lihtsalt, et saaks midagi sealt kätte, siis ei olnud ju kuhugi panna. Mingit kilekotte või paberkotte ei olnud, siis me lõikasime siuksed parajad, meid õpetati kuidas ja see pidi kõik ilus olema. No, see ei saanud ju mingisugune suvaline tuutu, kõik pidi nii ilus olema. Ja siis me tegime meil, ma oskan siiamaani praegu selle teha. Ja siis me andsime siis näiteks vene inimesed, kui tulid, nemad tahtsid kangesti tatart, vot nendele oli kogu aeg, seda tuli vähe. Aga üldiselt, ja või oli, kui või tuli, muidu oli 3 sorti võid oli. Ja oli röösakoorevõi, hapukoorevõi ja taluvõi. Nii, ja lahtine või oli 20 kilostest ja siis oli meil sellised traadid olid ja siis otsas oli, millest me hoidsime kinni, sest käepidemed olid, see traat läks ühte lugu katki, sest need olid nii külmud tulid niimoodi. Ja siis lõikasime need parajad tükid, pergamentpaberi sisse ja siis kaalupätt läks läbi ja siis niimoodi me püsime ja siis ükskord tuli suur see kala, tursakala, no see oli üks 9-10 kilo oli, pea oli ise üks 3-4 kilo, no kellele sa seda müüd? Ja siis me lõikasime selle tükideks, võtsime kõik soolikad välja ja tegime niimoodi. Noh, ja leiba oli ka 3 sorti. Kõige rohkem inimesed tahtsid põrandaleiba, aga seda tuli meile vähe. Ja toolse leib oli ka, see oli 16 kopikat nagu, aga 12 kopikat oli tavaline või see, 4-kandiline siukene, inimesed ostsid seda, kellel ikka rohkem oli ja kes rikkamad olid ja ostsid nagu loomadele läks rohkem. Aga põrandaleib oli palju maitsvam ja teda tuli vähem ka. Ja siis sai oli ka mitut sorti, rosinasai oli ja siis oli lõigatud nüüd suured batoonid nimetati niimoodi. Siis oli ka 16 kopikad ja 21 kopikad ja 22 kopikad oli ja siis piima oli ka mitut sortis, muist olid siuksed 3-kandilised siuksed purepakend oli niukene, see oli 14 kopikat ja siis oli piimapudelid olid, see oli kõige rambusam piim, see oli rohelise korgiga liitrine pudel, selle sai juba talongidega, see kõigile ei anta, kellel olid väiksed lapsed olid. Ja siis olid 5-kopikased pirukad olid, kindlasti mäletate neid ise ka. Need oli ka 3 sorti, oli liha oli ja siis oli muusika olid ja siis oli veel 3 sort oli, neid ikka me müüsime hästi palju ja kõige paremini läks muidugi muusika olid, need magusad olid. Jah, aga seal oli ka ja siis oli meil see komeedikomm, kindlasti te mäletate seda komeedikomme, mis lahtiselt peab olema, mis oli
9 eurot on praegu kilo, aga siis ta maksis rubla 40 kopikat ja neid oli 2 sorti. Üks oli komeet ja teine oli sakala ja need oli hoopis erinevad maitsed ja seda sakalat eriti ei tahetudki. Ja praegu, kui ma nüüd müün neid samu asju ja siis ma alati ütlen, kui inimesed ostavad, jaa, ma mäletan, see mu lapsepõlvekomm. Ja siis oli väga head olid šokolaadis batoonike oli 4, kajakas oli ta nimetus 4 rubla 30 kopikat oli hästi maitsvad olid, aga neid polnud ka eriti saada, ei olnud. Mina olin rohkem ju vorstiosakonnas, mind pandi kohe, kui ma koolist tulin, sina lähed kohe sinna vorstiosakonna. Mina olin hirmus arg, ütlesin, mina ei julge minna. Ei, mis sul on? Selle 2 rublaga tuleb läbi korrutada ja ongi, sest no jah, vorstliha oli 2 rubla ja lambaliha oli €70, sealiha oli 2 rubla. Ma ei tea, ma olen lapsest saadik selline olnud, mu ema isa laulsid ka kirikukooris ja laulmine on mul ka lapsest saadik olnud ja ma ütlen, ma olen nagu lillelaps olnud, ega noh, ja keegi ei ole mul halvasti ütelnud ja kõik on mind hoidnud. Ja teate, ma saan noortega veel paremini läbi ja nad võtavad mind kui omasugust kogu aeg. Ja ei ole, mul ei ole midagi. Tervist on ja tahan veel edasi töötada ja kui lubatakse muidugi ja noh, ja pole midagi. Siin on siis. Ja öeldakse, et kuidas sina külale oled, nii küla on sinule ja see on täpselt õige. Ja keegi sulle ei ütle halvasti, kui sina nendega halvasti nendele ei ütle. Ja ei ole vaja, ma ei ütle ühelegi purjus inimesel ka halvasti. Ma räägin taga ilusti, ta saab aru ja ta ütleb, jaa proua, ma räägin, ärge tehke seda, ärge rikkuge oma elu ära. Ja noortele mõtlen samamoodi, et ärge hakake tringitama, ärge. Mina olin ka noor, aga ma ei ole mingit pahesid, mul nagu pole. Eriti, ma ei mäleta, et mul oleks, eks neid on iga ühel. Aga noh, luukered kapis. Ma soovin teile kallid kaasmaalased, kallis Eesti rahvas. Hoolige üksteisest ja olge empaatilisem. Ma soovin teile jõudu jaksu, et tervis ikka püsiks hea ning elu keerulistel teedel ka südakindlalt vastu peaks. Uute kohtumisteni!